kuna te kõik olete Eesti AI tiimi või siis nõukoja liikmed, te olete selle projektiga igatahes seotud, selle algatusega seotud, siis kõik küsimused, mis mul tulevad, on suunatud teile kõigile. Kui teil on midagi väga, mis põletab ja tahate öelda, et siis palun julgelt. Ma kõigepealt tahakski teada, et mis see Eesti AI algatuse saamislugu üldse on, kelle idee see oli ja kuidas see sündis? Kas mina olen kõige julgem? Sina võid olla, pigem vaataks Linnari otsa. Linnar oli seal enne kui sina. Ametlik vastus tuleb kirjad. Fine, jagatud vastutus. Jah, mina tõesti ei olnud selle viimase aasta nii-öelda telgitagustes, kui seda planeeriti, kus tõesti oli Linnar rohkem, eks ta saab mind nagu täiendada, aga ma mõnevõrra võtan vastutust selles osas, et umbes 2 aastat ma ise Häirekeskust juhtides olin igal pool lavadel ja konverentsidel rääkinud, et sellist asja on vaja. Nii et see lugu on nagu päris pikk, ma arvan 2-3 aastat, seda on kaalutud, sest et vaadates, mis toimub maailmas, tehnoloogia areng on nii kiire, et juhtima ja ka algatusi juhtima peab mõnevõrra teistmoodi, midagi peab tegema teistmoodi. Ja see sõnum lendas ikka tõesti mitu aastat erinevate ministrite poolt, erinevate projektide kontekstis, konverentside kontekstis ja mina tõesti ka olin see, kes seda nagu toonitas, et kui me vaatame ka meie niisugust poliitika kujundamist ja elluviimist, siis väga palju toimub silotornides, väga paljud ministeeriumid teevad väga häid asju, aga sellist sünergiat, sünkrooni võiks olla pisut rohkem. Ja eks siin oli nagu 2 teed, et üks on nagu selline strateegia loomise tee, osa riike on selle suuna võtnud ja siis teine võimalus on teha sellist agiilset algatused, nagu meie see lähenemine on nõukoja toel. Ja nende strateegiatel on väga suur tugevus, ma üldse ei ütle, et meil ei ole vaja 10 aasta pikka visiooni strateegiat, aga vaadates otsa Eesti 2035 või TAIE 2035 vahehindamisele, siis strateegia ei suuda liikuda sama kiires tempos, kui muutub maailm. Nii et see mindseti juhtimise pool on võib-olla see, mis sellel on nagu kõige olulisem, et ta ei asenda mitte ühtegi strateegiat, meil on väga head strateegiad olemas, mõned on aegunud, mõned ei ole, aga see raam on nagu olemas ja see algatus toetab siis sellist paremat koostööd, sünergiat ja kiireid muudatusi, mida on vaja langetada siis valitsuses. Ma ei tea, kas võib-olla soovite täpsustada. Linnar, kas siis selle algatuse mõte on siis nagu lisaks natuke tulla ja raputada seda olemasolevat süsteemi, et nüüd on aeg kiiresti edasi liikuda, sest maailm läheb eest ära? Seal on 2 asja. Üks on see, et kui me vaatame tehnoloogia arengutsükleid, siis kas see konkreetne tehnoloogia, mis praegusel hetkel on nagu laia tarbesse kätte jõudev, on ta sobituv mingisugusele riigile. Eesti digiühiskonna ülesehitusel alati on olnud 3 asja. Meil oleme valinud ühe tehnoloogia, mis sobituks just Eesti jaoks ja püüdnud tagada võimalikult paljudele ettevõtetele, inimestele ligipääsu. Teine osa on oskuse seda tehnoloogiat kasutada, et just seda konkreetset tehnoloogiat, mis on Eesti jaoks sobituv ja 3. on see, et nende tehnoloogia ja nende oskuste abil luuakse teenuseid, tooteid, millel on maailmas väärtus olemas. Millel on siseriiklik mõju, aga on ka maailmas väärtus olemas. Ehk siis me ei ole tuumaenergeetika tippriik. See on nagu selge, et me ei ole sellesse sisse läinud. Meil ei ole väga palju kosmosetehnoloogiat, mida me oma riigina arendaksime. Me teame, et mis on meie tugevused ja mis on need tehnoloogiad, mis sobituvad. Praegusel hetkel minu jaoks see protsess algas umbes aastal 2023, kui hakkas väga selgelt välja joonistuma just Eesti taolise digiökosüsteemi ehk digitaliseeritud ühiskonna ja meie ettevõtete suuruse ja ka võib-olla siis meie avaliku sektori mõõduka digitaliseerituse, innovatsioonivõimekuse ja paindlikkuse suhtes hea ja sobituv tehnoloogia. Ja selleks on siis tehisintellekti tehnoloogiad. Meie mediaan ettevõtte Eestis on 3-5 inimest, 200 000, 250 000 eurot käive aastas. Ja kõige keerulisem, mitte ainult nagu McKinsey uuringud, aga ka paljud maailma praktikad ütlevad seda, et tehisintellekti kasutuselevõtt ja rakendamine on kõige keeruline keskmise ja suurte ettevõtete tasandil, kus on väga palju sisse juurdunud protsesse, mida tuleb muuta, kus on väga palju erinevaid sisemisi vastukäimisi, regulatsioone, mida tuleb muuta ja kõige mõjukam on ta just mikro- ja väikeettevõtete tasandil,
kus nii kokkuhoidu, aga eelkõige ärivõimendust on võimalik saavutada. Super hästi sobib Eesti taolise ettevõtete jaoks. Avatud turul, ekspordile orienteeritud ettevõtetel ja seda me oleme ka näinud. Meil tuli just välja Statistikaameti info. 80% Eesti ekspordist teeb 5-liikmeline töökollektiiv. Tada! Väga hästi sobib täpselt Eesti jaoks ka sellises organisatsioonis selle tehnoloogia muutuse kasutusele võtt. See on see taust. Ehk siis meil on nagu nii-öelda loomulik tehnoloogiale ligipääs, mis sobituks Eesti jaoks. Ja nüüd oli küsimus, kuidas seda motiveerida. Ja motivatsiooni jaoks on meil just vaja ka nii-öelda riiklikku pushi natukene ja lisaks sellele peab olema selge, et need erinevad avaliku sektori ökosüsteemi lõigud peaksid ka toetama seda. See on see taust. Strateegiline raamistik on oluline, aga kõige olulisem on see, et 2 aastat tagasi oleks olnud võib-olla liiga vara hakata sebima sellega, 2 aastat hiljem, aastal 2028, oleks liiga hilja sellega sebida. Ja Eesti jaoks on see praegu hetkel nagu jällegi nagu mitte nagu perfect storm või perfect fit, aga ta on hästi sobituv meie ettevõtete jaoks. Ja ma olen naljaga pooleks saate visanud ka seda kõrvale, et kuskil keegi maailmas on umbes $1 trillion investeerinud sellesse tehnoloogiasse, valdav enamus sellest investeeringust kantakse maha. Praegusel hetkel on meil võimalik nautida kas tasuta või 20 € kuutasuga tooteid, mille ainuüksi GPU põletamishind on võib-olla 200–500 € kuus ja keegi on valmis praegu hetkel seda kõike kinni maksma. Kasutame seda võimalust, võtame selle 20 € kuu paketi, teeme oma ettevõttele midagi. Ja kui me oleme õppinud ära selle, kuidas me selle tehnoloogiaga suudame praegusel hetkel toota 2500 € või 5000 € või 20 000 € täiendavat lisandväärtust, siis me oleme valmis omandada oskuse ja praktika baasil maksma ka 200 € litsentsitasu selle eest. See on see loogika. Võtame praegu kasutusele, õpime, saame sellest kogemusi juurde just ettevõtete tasandil ja sealt see järgmine tase võimaldab meil tegelikult turul alles jäänud ja veel arenenumate rakendustega minna sammukese edasi. No, nüüd on mul üks natukene kriitilisem küsimus, võib-olla Henrik, sa oled ka Riigikantseleiga seotud, võib-olla tead paremini, et meil on ju aastast 2019 olnud juba tegevuskavasid seoses AI-ga, et kas tänini on siis midagi tegemata jäänud, et meil just praegu seda uud algatust on vaja või ongi küsimus ajastuses, nagu Linnar ütles, et kas meil on seni jäänud midagi tegemata? Jah ja ei, et miks ta on nagu sellise ambitsioonika nimega nagu Eesti AI on ju ja miks ta on sellises kohas nagu peaministri külje all, eks see programm. Et jällegi võtame mineviku õppetunnid Eestis, et igaüks teab, et Eesti on tiiger ja maailma kõige ägedam tehnoloogiariik on ju, meil olid tiigrihüpped ja vaatemaailmad ja e-riigid ja kõik need asjad on ju, nad ei sündinud nagu juhuslikult tegelikult, eks. Et see võttis aega ja teine asi, mis seal oli nagu oluline, et need on tervet riiki kuidagi hõlmavad suured asjad, eks. Et me mitte ei tee nagu 1000 või 5000 inimesele või 8000 inimesele, vaid et need olid üleühiskonnalised nagu suured asjad ja kuna Eesti on väike, õnneks või kahjuks on ju, siis antud juhul õnneks, siis meil on võimalik teha ühe hooga käima lükata mingi asi, mis mõjutab tervet ühiskonda. Kui terve ühiskond saab mõjutatud, siis terve ühiskond, näiteks tööjõuturg ja inimeste meelsus on valmis neid uusi asju kasutusele võtma, et ma lähen, eks ole, e-panka, et mul ei olegi tähtis, et see kontor siin oleks, näiteks, eks ole, või et ma deklareerin oma tulud internetis, on ju, et me need muutused võtame siis nagu kiiremini omaks. Ja seetõttu kogu selle Eesti AI nagu üks suuri mõtteid on see, et ollagi nagu üle ühiskonnaline selline suur nagu käimalükkamise jõud on ju. Ja kui sa küsid, et kas midagi oli tegemata, siis see oli tegemata. Ja kui me vaatame numbreid, eks, et siis tehisaru kasutamise poolest on Eesti inimesed Euroopa tipus. Noored on nagu täielikus tipus, me oleme vist, ma ei tea, teisel kohal Eurostati andmetel. Ja kui me ütleme kogu ühiskondas, me oleme ka ikkagi nagu seal väga esiotsas, aga need numbrid, kui me küsime, et aga palju sellest tehisaru kasutamisest tööellu jõuab regulaarselt läbi mõtestatud nagu normaalsel moel, eks ole, kas siis sa töötad ükskõik kus koolis või riigiasutuses või ettevõttes, siis see protsent on suhteliselt väike.
ehk et me näeme, et inimesed muudkui chativad temaga ja küsivad, ma ei tea, jõusaali kavasid ja pannkoogi retsepte on ju. Ja mõni, ma olen kuulnud, ehitab ka maja ChatGPT abil teadmata ise ehitusest midagi. Aga ja see kõik on tore, ma loodan, et see tuleb hea maja. Aga et töö, et see produktiivsesse töösse, see, mida Linnar rääkis, et kuidas me selle asja nüüd nagu enda eduks keerame, on ju. Vot see vajab tegemist. Ja veel, kui me vaatame siia tahvli peale, mis need projektid on, seal on mingid suured asjad. Me räägime tervishoiust, eks ole, me räägime avaliku sektori efektiivistamisest, on ju, me räägime kõikide, ma ei tea, eesti keelest, me räägime sellest, et mida see pagana masin Eestist teab, arvab, mõtleb, mida ta ütleb, kui Eesti kohta küsida, ka me räägime Eesti kultuurist, et need on sellised suured asjad ja vot seetõttu see projekt kannab sellist nime ja on seal, kus ta on. Meil oli üks hästi oluline vestlus tegelikult nõukoja tasandil, mis tuleks ka edasi kanda, ma arvan, laiemale avalikkusele. Me ei taha vastu seista sellele, et Eestis tekiks juurde 5 AI miljardäri. Mitte mingil juhul, aga me tahame väga palju tööd teha selle nimel, et meil 50 000 inimesel vähemalt kasvaks produktiivsus 20%. Selle mõju ühiskonnale on suurem kui 5 miljardäri. Ehk see arusaamine, et me püüame võimalikult paljudeni jõuda niimoodi, et ta muudaks nende elu, tööd, produktiivsust ja lisandväärtust mitte väikestes ettevõtetes, mitte väikestes ühikutes, vaid laiemalt. See on tegelikult üks läbiv osa meie diskussioonist ka olnud ja see tegelikult peegeldub tagasi ka nendes toetustes ja planeeritud asjades, et me ei ole nii-öelda panust panemas pokkerilauas ühele numbrile, vaid me oleme vastupidi hasartmänguliku lähenemise ära võtnud ja püüame seda võimalikult paljudeni viia ja väita seda, et jah, kõigis valdkondades on võimalik seda kasutusele võtta, kõikides valdkondades on see mõjukas. Tehisintellekt ei ole mänguasi, vaid on tööasi ja seda mõtteviisi tulebki muuta. Sa oled praegu toonud väga palju häid näiteid, mis just majandusruumis on, mida on võimalik mõõta, aga kuidas te mõõdate näiteks siit nendest projektidest selliseid eesmärke nagu tehisaru teadlikkus ühiskonnas, mida on palju keerukam numbritesse panna või see, et hankemenetlused muutuvad tõepoolest nutikamaks, mis tähendab nutikas hankemenetlused, et kuidas te muidu plaanite neid eesmärke mõõta? Igal projektil on väga selged mõõdikud. Ja meil on väga hea meel, ma juba ütlen kohe ette ära, Kirke on mõõtmise maailmameister ja hea mõõtmise maailmameister. Super. Et selles osas ma arvan, miks mulle seda tööd üldse pakuti, et ma olen olnud 20 aastat päris tubli projektijuht ja mulle meeldib asju mõõta. Mulle tõesti meeldib mõõta, hästi selgeid plaane teha, selged tähtajad ja mis oluline, mulle meeldib ka plaane muuta. Et üks asi, mis on nagu mindsetis tohutult oluline, on see, et meil ei ole nii kiires muutuvas maailmas võimalik teha mitte kunagi perfektset plaani. Ja iga selle tiimiga, praegu siis 15 tiimi, on meil suhteliselt detailne selge plaan, aga oluline on see agiilne koostöö, et me jälgime kogu aeg, kuidas läheb, keda on vaja juurde appi võtta, kuidas me plaani muudame ja igal projektil on väga selged KPI-d. Kui ma toon nüüd näite, mis need 2 näidet olid, mis sind huvitasid? Näiteks tehisaru teadlikkus ühiskonnas. Tehisaru teadlikkus ühiskonnas meil on praegu koostöös ITL-iga siis turukonsultatsioonid, et luua Minu Eesti AI digiplatvorm, kus tooks kokku siis tehisaru oskuste pakkujad ja elanikud, kes koolitusi saavad ja sinna me tahame, et kui front-end või see eest on siis rohkem selline nagu marketplace, kus siis pakkujad ja inimesed saavad kokku, siis back-endis me tahame arendada tegelikult ka sellist moodulit, mis mõõdaks inimeste oskuste taset ja kuidas see ajas muutub. See võib-olla vastab sellele esimesele küsimusele, et me samm-sammult ka nii-öelda loome kõiki neid vahendeid, kuidas mõõta. Ja teine näide oli siis nutikam hankemenetlus. Ma ei tea, palju siin on, kes avalikus sektoris on tööd teinud või teinud ise pakkumisi, andke käega märku.
tohutu pein on hanked, on avatud hanked, kus siis riigiasutustel on toeks EIS ja RTK, kes on siin riigiasutused, aga lihthanked võtavad ka meeletu töö, kõik need päringud, protokollid, siis komisjonide automatiseerimine, mis sealt tulevad ja seal on võimalik väga palju tööaega võtta kokku ja me täpselt samamoodi ikkagi mõõdame seda, et kui palju protseduure me suudame automatiseerida ajakulu järgi, et kust tuleb produktiivsus, võidetud tööaeg, kokkuhoidnud materjalid ja nii edasi, et igas tootlikkusel on omad näitajad, ja siis põhimõtteliselt ka avaliku sektori projektides me hakkame seda mõõtma. Mul jäi tegelikult Linnari vastusest veel kõrva see, et sa ütlesid, et tehisaru ei ole mänguasi. Et kui me praegu vaatame neid 15 projekti, et kas siin on mingeid valdkondi, mida peaks veel kaasama siia a la riigikaitse või keskkonnahoid või kas on mingeid valdkondi, mis ei peaks olema üldse tehisaru nagu kaasatud? Miks need on küsimusi tekitavad, et siin võiks olla niivõrd palju juurde, kuna minu algne statement oli see, et mõjutab kõiki valdkondi. Kõigega korraga ei saa tegeleda. Tuli välja valida mingisugune hulk prioriteete. Jah, julgeolek ja kaitse on valdkond, mis on juba omaette vertikaal ja mis töötab ja mis tegutseb. Me ei suuda lihtsalt kõiki asju sellesse koordinatsiooni raamistikku tuua. See on hästi lihtne vastus. Ma olen viimasel ajal, hiljuti käin Patendiameti aastakonverentsil ja mõnedel muudel üritustel, kus me näeme, et eraldi teemaks on intellektuaalomand tehisintellekti ajastul, loovmajanduse võimekus tehisintellekti ajastul. Ehk neid valdkondi on veel ja veel, mis tuleb juurde ja mis hakkavad nagu välja kerkima, aga kõigega ei jõua tegeleda ja kuhu tuleb fookus panna. Hästi lihtne vastus on see, et see on selline jällegi nagu võib-olla Eesti eripära võrreldes mitme muu riigiga, kes on pärast seda, kui huvigrupid on tulnud ja öelnud, et aga meie, siis on seda nii-öelda vähest ressurssi veel laiemaks aetud ja see viib ära fookuse. Praeguse hetke fookus on tehisintellekti mõju majandusele, produktiivsuse kasvule, tööturule ja muudele valdkondadele täiendavalt tuleb seda juurde lisanduda. Praegu ühe probleemiga. See 15 võib ka täieneda, on ju. Et tuleb järgmine nõukoja istung, eks ole, keegi ütleb, et me peaks tegelema sellega, hääletatakse, arutatakse, et ta on nagu selline elav nimekiri, et see ei ole see, et järgmised 10 aastat me tegeleme ainult sellega ja nii on. Et ja ma võib-olla ka seda protseduuri natuke täpsustaks, et meil käib nõukoda koos 4 korda aastas ja enne seda on väga tihe koostöö siis kõikide ministeeriumitega, ökosüsteemiga ja siis tekivad need uued ettepanekud, et meil ei hakka päris tulema 4 korda 15 projekti aastas, et praegu oli ta nagu riiuli lootas nii palju kriitilisi asju, mida oli vaja alustada. Et aga AI infrastruktuur on üks teema, mis on praegu laual ja neid on veel, mis siis nii-öelda juuni nõukotta lähevad arutelule ja on praegu juba ettevalmistamisel, et see on selline agiilne protsess 4 korda aastas, kus siis vaadatakse otsa sellel hetkel globaalset turgu, tehnoloogiat arvestavaid ettepanekuid. Ja võib-olla üks asi, mis tahaks rõhutada, me ei tahaks tegeleda mitte mingil ulmega. Me ei too oma nõukoja lauale seda, et Eesti võiks saada maailma juhtivaks kvantarvutusriigiks. Ega me ei usu ka sellesse, et me saaksime kuidagi asjalikult praegu hetkel kaasas olla sellele utoopilisele mõttele, et Euroopa võiks saada maailma tipp kvantarvutuskeskkonnaks. Me suudame väga head teadus-arendustegevust teha. Paraku selle lõpptulemus on see, et need ettevõtted, kes selles valdkonnas tegutsevad, ei saa Euroopas piisavalt kapitali. Nende intellektuaalomand liigub koos nende ettevõtete omandisuhtega kas Ameerika Ühendriikides või halvemal juhul Aasia ettevõtete kontrolli all. See on fakt, mida me peame aktsepteerima, jälgima ja seda kui riski ka hindama. Ehk need mõjuhinnangud tegelikult on olulisemad, aga me ei tegele ulmetehnoloogiatega. Kas meie praegune digiriik ja selle infra on üldse valmis selleks, et me AI kasutamist niimoodi kasvatame, et on meie andmed selleks piisavalt korras ja kvaliteetsed? Super, kõige parem. Maailma kõige parem. Selles mõttes, et paberit AI ei söö. Või tahab ta sööb, aga siis võtab aega ja siis, kui see on veel nagu oledasse protsessi pandud, siis on see eriti halb. Seda on ka mitmed muud riigid öelnud ja just see oli ka põhjus, miks Eesti AI-l, ma näen, on kõige paremat mõjukat tulevikku on see, et meie nii-öelda investeering ühe nii-öelda GPU protsessi kohta, arvestades sellega, kui palju meil on datat olemas,
on kõige mõjukam maailmas praegusel hetkel. Väikene, juba pikki aastaid digitaliseeritud, nii paljud riigid alles arutavad seda, et ikkagi võiks tegelikult retseptidele ka nagu teha AI liidese külge, mis sisuliselt tähendab seda, et toon veel kord näite, meil on Euroopa Liidus riike, kes praegu hetkel arendavad välja rakendust, millega AI-ga saaks pangatšekist teha pildi ja see pangatšekk siis töödeldakse AI lahenduse abil edasi. My God. Nagu sellega on võimalik nagu tohutut produktiivsuse kasvu saavutada mõnes riigis. Vabandust, et see on nagu küünilis kriitiline suhtumine, aga see, et sa 40 aastat ei ole teinud mitte midagi digitaliseerimise valdkonnas, AI ei päästa nüüd praegusel hetkel. Nii et me oleme tegelikult väga suure töö juba ette ära teinud ja peale meie ongi vähe riike, kes seda saaks niimoodi teha. Võib-olla ma nii palju lihtsalt kommenteerin, et meil on tohutu potentsiaal, aga me ei tohi nagu uinuma jääda. Et siin on ka vaja otsuseid, kuidas mingeid andmeid omavahel ühildada, kuidas mingeid kokkuleppeid teha, kuidas meie andmete kasutus oleks ühest küljest inimesi arvestav, aga teisest küljest majandust soosiv, need tasakaalud, et siin on mõningad toppamised minu silmis, kus on vaja julgeid otsuseid. Meil siin eelmine rääkija oli T-hüppest, mis on praegu vähemalt 3-aastane programm. Mis on Eesti AI ajakava? Kui kaua see algatus kestab? Kas sellel on ka mingi lõpptähtaeg, mis ajaks peavad eesmärgid täidetud olema? Et see on tähtajatu algatus, mis jälgib siis 2035 eesmärke. Me oleme endale teinud siis, et kui Eesti 2035 mõõtmiseks Statistikaamet tegi tõetamme, siis meil on selline prototüüp valminud Lukas Ilvese algatusel, mille nimi on Mõjutamm ja me kindlasti teeme nüüd kaasamisüritusi, sest see ei ole veel absoluutselt perfektne, see on esimene siuke vibe coding alles ja see Mõjutamm on siis see, millega me siis nagu jälgime oma progressi, kõiki neid mõõdikuid, tohutu rägastik mõõdikuid, mida siis Eesti majandusarengus jälgitakse üleüldse, nii et selle vaatega meil ei ole sellist 3 aasta daatumit, aga me peame tegema väga head tööd, et see nagu alles jääks, ma olen nõus. Et ma tahtsingi teada, et kui suured muidu sellise algatusega kaasnevad kulud on ja kas need tulevad kõik nüüd riigieelarvest või see on kohati ka erasektori poolt ja kuidas siis see algatus tagab, et jätkusuutlikult järgmised 9 aastat siis on ju see rahastus ka püsiks? Kes nüüd soovib? Keegi ei taha vastata. See on rastus, ma Kirke teab paremini kui mina. Ei, ma võin hea meelega vastata. Selles mõttes, et kui ma juhtisin 5 aastat Aire keskust, mul oli 4 erinevat ministrit, vist äkki kas 3 erakonnast. Et mina ei kujuta ette seda erakonda, kes ütleb, et AI ei ole oluline, aga kaad nõus on ju, et ma ei ole poliitik ja meil on poliitilisi otsuseid, et selge on see, et sellise suure asja tegemiseks on jätkuv poliitiline mandaat oluline, et ma ei ole naiivne selles osas, aga ma ei näe nagu ühtegi põhjust, miks ei oleks vajalik nagu erinevatele erakondadele. Aga oluline on veel kord ütlen, et me teeme seda tööd nagu väga suure entusiasmiga, meil on väga hea tiim, ma olen näinud nüüd 3 kuuga, kui hästi see koostöö toimib ka ministeeriumite ja erasektoriga, et selles mõttes see sükene power midagi koos teha on täiesti olemas ja see on oluline, sest et ega selle ühe väikse tiimiga Riigikantseleis ja ka nõukojaga, kes juhivad siin suuri ettevõtteid ja annavad ainult nõu, ei tee mitte midagi ära. Et oluline on see koostöö ja et see nagu entusiasm ei raugeks mingisuguse üleväsimusega poole tee peal. Et poliitiline konsensus ikkagi on praegu veel olemas, aga siiski, kust see raha tuleb? Raha tuleb erinevatest Euroopa Liidu toetustest ja riigieelarvest, et väga palju raha on olemas. Meil tegelikult ei ole raha puudu. Probleem on selles, et see raha on kuskil killustunud silotornides. Kõik need 15 projekti nendest mitmetel on olemas eelarve erinevates Euroopa Liidu toetusprogrammides, lihtsalt on vaja teha muudatusi ja need natuke võtavad aega ja tuleb ka juurde siis lisaeelarvest. Mina toon võib-olla ühe pisikese kõrvalnäite, kuidas eraraha AI võimekatesse ettevõtetesse paremini sisse tuleb. Hästi lihtne näide on see, et meil on Eestis vähemalt 2 kommertspanka, kes on praegu hetkel oma ettevõtet pangandus riskimaatriski sisse lisanud AI mõjude mõõtme. Ehk kui AI-l on mõju ja sa ei tegele selle mõjuga, siis su risk
ettevõtte äripanganduse portfellis kasvab. Kui sa tegeled sellega, siis su risk väheneb ja see tähendab omakorda seda, et sinu krediidivõimekus panga jaoks on oluliselt teistsuguses punktis. Hästi lihtsad näited selle kaudu ja teine asi, millest me ei ole väga palju avalikult rääkinud, meil on väga palju iduettevõtted Eestis, kes on juba saanud oma esimesed finantsraundid enne aastat 2022 ja kes on üles ehitanud oma ärimudelid võib-olla aasta 2015-2019 äriloogikatel B2B SaaSid näiteks ja mitmed ettevõtted, kes on saanud riskikapitalifondidelt investeeringuid, riskikapitalifondid tegelikult võtavad praegu hetkel ja teevad riskiauditit oma portfellis. Esitavad küsimuse, AI-l on tegelikult olnud radikaalne mõju teie ärimudelile, kas te teete midagi või ei tee? Mitmed riskikapitalifondid on hinnanud nulliks nende ettevõtete tehtud investeeringuid juba praegusel hetkel. Kui nad tegutsevad ja kui meie suudame kaasa aidata oma tööga, et nad tegutsevad ja viivad enda ärimudeliga AI konkurentsivõimeliseks, siis see tähendab seda tegelikult, et nende see tehtud investeeringuid mitte hinnata nulliks ja riskikapitalifondid ütlevad, et bye, et me enam ei kavatse isegi teie aktsionäride koosolekule ilmuda ja hääletada, vaid on valmis tegelikult tulema ja kaaluma ka võib-olla B ja C ja järgmistesse raundidesse minemist. Need on erakapitali turumõik. Lisaks on meil see, et osad need projektid on puhtalt tõesti Eesti AI projektid. Näiteks 100 000 inimese koolitus, miljon õpijamps on ju meie asi selgelt, eks meie mõtlesime selle välja, meie viime seda ellu. Palju on selliseid projekte, kus me ei ole sellised ainsad, et see ei ole mingisugune meie asi, mida Kirke ja meie mõned kolleegid teevad, kes me teeme EIS-iga koos, Tervisekassaga koos, on ju Eesti Keele Instituudiga koos, ja kui sa küsid, et kui tuleb uus valitsus, et mis siis saab, on ju, erinevates ministeeriumides, asutustes AI-projektid jooksevad ju, on jooksnud enne ja jooksevad edasi, et me täna pakume neile ka sellist katust ja ühtset lähenemist ja sellist nagu tuge on ju. Aga see, et tuleb uus valitsus ja nagu tapab ära kogu AI tegevuse Eestis nii avalikus kui erasektoris, vot seda on küll raske ette kujutada. AI infra on võib-olla teine väga hea näide selle kohta, et riik võib-olla oskab sõnastada koos oma riigi üleselt oma GPU vajaduse, aga mitte ei hakka hüperscalerit ise ehitama siia mõeldes, et äkki keegi tuleb ja tahab ka kasutada seda, vaid pigem öelda seda kui öelda turule, et meie soovime saada sellises mahus GPU-d vähemalt ette prognoositavas mahus selleks, et oma ülesandeid paremini täita, olgu siis julgeolek, riigikaitse, haridus, teadus, kultuur, kogu avalik haldus, siis tegelikult see on sõnum turule. Jah, siit võiks tulla ja äkki ise investeerida ja meil on teada, et vähemalt 20-25% meie ressursist on kaetud võib-olla mingi riikliku tellimuse lepinguga. Ehk see on jällegi stimulatsioon pigem erainvesteeringuteks. Aga need uue tehnoloogia ajad on naljakad. Ma üritasin tõmmata peas paralleeli, et kui me oleks olnud näiteks, ma ei tea, 93. aasta oleks meil siin, mitte 2026, ja siis me istuks selles paneelis ja küsiks, et Kirke, et teie juhtimisel nüüd on plaan ikkagi hakata arvuteid kasutama Eestis ka avalikus sektoris on nüüd, aga selline väike plaanik on, aga mis siis, kui tuleb uus valitsus ja võtab kogu selle arvutipulli ikkagi lõpetab ära, et lähme paberi peale tagasi, seda on naljakas ette kujutada on ju isegi täna, et miks peaks keegi sellist asja üldse tahtma, et see AI asi läheb ju edasi, eks nendest asjadest on ju kasu. Midagi läheb ju paremaks inimeste elus, tööprotsessid kiirenevad, raha hoitakse kokku, et see ei lõpeta, et miks me üldse peaks arutama selle üle, et kas Eesti ühiskond lõpetab millegi kasutamise, millest on ilmselgelt kasu. Ja võib-olla tuleb kuskilt mingi lühiajaline poliitiliste prioriteetide ümberhindamine näiteks, et see on nagu võimalik, aga suures plaanis me ju näeme ja me teame ju, kuhu see värk läheb. Eks, maailm läheb ees ja Eesti läheb järgi või loodetavasti Eesti läheb ees ja maailm läheb järgi. Selle algatusega kindlasti kaasnevad mingisugused suuremad muudatused, kas te näiteks juba aimate, millised võivad olla sellised keerulisemad pähklid, mida lahendada, et ala mingid suured seadusandluse kohandamised või süsteemsed muudatused avalikus sektoris või midagi taolist, milleks te juba valmistute?
See on hästi hea küsimus selle poole pealt, et mida me ei jõudnud esimese 6 nädalaga võtta nõukoja arutelul on regulatsioonide pool, et meil on ka majanduskasvu ja efektiivistamise nõukogu või nõukoda ja sealt on rida ettepanekuid ja on tulnud ka liitudelt ja erinevatelt sidusrühmadelt päris palju mõtteid, et kus on need pudelikaelad, et ma näen nagu 2 kohta, kus on vaja vaadata otsa top 3 regulatsiooni, mis takistab majanduskasvu, et üks on Eesti kui testbed, on need siis droonindus, iseliikuvad sõidukid, seal on üht-teist juba tehtud, aga et vaadata veel otsa, et me räägime hästi abstraktselt sellest, aga et mis on täpselt nagu need kohad, kus see läheb nagu detailidesse ja seal on nagu vahel see info kukub erinevate töölaudade vahele ja on mingisugune väga nagu arusaamatud kohad juriidikas, kuhu asjad pudenevad, miks regulatiivsetel põhjustel majandus ei kasva mingis segmendis. Ja teine siis on tervisevaldkond ja terviseandmed, et on ikkagi väga suur mure mingit leida seda konsensust inimesed versus majanduskasv, opt-in, opt-out terviseandmete kasutamine ja teine pool ka kõik see, mis puudutab AKIT, andmekaitse inspektsiooni ja kõike seda poolt, et kuidas me saaksime soodustada majandust mitte kahjustades inimeste, elanike huvisid ja võimalused. Natuke nagu vaadata konkreetsemalt otsa, see on meil juunikuus ka nõukoja üks teemasid, et me ei saa abstraktselt sellega tegeleda. Meil on vaja prioriteete, selgeid ettepanekuid, kutsun kõiki teid ka üles, et kui teil on konkreetne seadus, konkreetne lõik, konkreetne regulatsioon, palun kirjutage, mis seal siis täpselt takistab ettevõtlust, et võt sellist infot ja see ka eraldi nõukogu tegeleb sellega, aga ma vaatasin natuke otsa, see majanduse efektiivistamise nõukogu on vaadanud natuke klassikalismat majandust ja natuke vähem tervist ja tehnoloogia poolt. Nii et meil oli eile just ettepanek anda teisele nõukojale natukene tööd juurde, sest nad juba tegelevad selle teemaga, et see on hästi õige küsimus, et mis on need regulatiivsed takistused, et mul õnnestus modereerida Eesti-Soome ärifoorumil, oli ka Risto Siilasmaa, väga kehvt innovaator ja rääkisime väga palju seal sellest, et mis on siis nagu tööstusel, ettevõtlusel vaja, mida riik üldse teha saab, et mis on see number üks asi, mida riik peaks tegema. Siis ta oli nagu korraks mõttes ja siis ütles, et tegelikult ongi see regulatsioonide pool, et ka Eesti-Soome omavahel, Euroopa Liit siseselt, et ettevõte ei peaks tegelema nagu 28 erineva maastikuga ja me üle ei reguleeriks Eestis, aga seal on ka prioriteete vaja, et mis me siis võtame ette, et me käisime eelmine nädal Soomes riigisekretäri kutsel ja seal tuli üks konkreetne näide, oli siis Veose, mis see täpselt oli? Saateleht. Veose saateleht, kahe riigi ettevõtteid puudutav, teeme 2 riigi vahel ta automatiseerituks ja paneme sinna AI otsa. Pisikesed näited. 28 miljonit transaktsiooni, kõik paberi peal ja sünkroniseerimata. Ja hea näide on ju juba see digiretseptid, mis Soome, Baltimaad, et kui me muutume nagu selgeks konkreetseks, teeme nimekirjas 10 asja, kuidas me saame hoida inimeste, ettevõtete aega kokku, teha midagi lihtsamaks, panna sinna AI otsa, et see on juba tulemus tegelikult. Ja vahel on siis selleks vaja mingeid regulatsioone muuta. Pluss siin ma arvan, tehnoloogia arengu võib pakkuda igast naljakaid võimalusi ja huvitavaid, mida me siin käivitame, ütleme, ma arvan, et käivitub juba iseenesest mingil hetkel on ju Eestis ühiskondlik arutelu. Ma mõtlen siin seda, et kui tehnoloogia liigub väga tugevalt sellise agentse AI poole, me võime olla nagu üsna varsti olukorras, kus meil tegutsevad siin mingid tüübid, kelle nimi on agent, on ju, kes on kellegi omad, kellegi poolt tehtud, mingite eesmärkidega, neil on antud mingid õigused, neil on antud mingisugused sissepääsud, loginid on ju. Kes nad on sellised? Eks, mis see regulatsioon on, et kes vastutab nende eest, mida nad võivad, mida nad ei või, on ju, kui juhtub mingi jama, kes on süüdi, kõik, et see, sellised arutelud me hakkame ka neid pidama. Et kas teile millised identiteedid me neile üldse anname, kuidas järelevalvet peab? Näiteks, jah. Ma väga sekundeerin Kirkele, üks teema, mis on tegelikult selline suur elevant toas on tervishoid ja mitte ainult sellepärast, et Tervisekassal on puudujääk, mida on meil paaniline vajadus kuidagi katta aga meil on paralleelreaalsused toimumas praegu hetkel selgelt. Meil inimesed kasutavad AI-d oma terviseprobleemide teemal konsulteerimiseks, arstid kasutavad, haiglad ei kasuta ja Tervisekassa ei kasuta. Ja see paralleelreaalsus
on miski, kus meil on võimalik mõelda nüüd, et kas võtame kätte ja püüame seda nii-öelda uut normaalsust, mis ei ole seadusega reguleeritud ja mis seadusega on keelatud pigem, kohaldada siis praktikaga. Sest et inimestel ei saa ära keelata tehisintellektiga konsulteerimist. Vaatan, et Kirkele minul vist on ainukesena analoogkellad siin käe peal. Ei, mul on tegelikult digikell, mis petab ära. Äge. Nii et siin on väga paljudel inimestel on nagu tervisekellad juba olemas, nii kui inimesed jagavad andmeid ja mida te kasutate. Ideaalis tegelikult ka analüüsite seda 3. osapoolega ja teil vahet ei ole, mis jurisdiktsioonis see toimub, peaasi, et te saate sellest kasu. Meie nahaarstid on nagu üle külvatud nende nende seadme tarkvara tarnijad on juba paljude nahaarstide seadmed blokeerinud, kuna arvatakse, et nad tegelevad ei tea millega, sest et seal on tohutult palju kehaosadest pilte, mis neile saadetakse. Nii iOS kui ka Android vaatavad, et tegemist on millegi kahtlasega. Ja inimesed ka ise, ma ei lähe enam arsti, mitte ma ei lähe, vaid paljud inimesed ei lähegi enam arsti juurde, vaid saadavad oma arstile pildi. See ütleb, et jah, väga hea, see kreem, kirjutan sulle digiretsepti välja, saada mulle 2 nädala pärast uuesti pilt. Ja vaatame, kuidas töötas ja see kõik on toiminud. Haigekassa on väljaspool seda süsteemi, haiglad on väljaspool seda süsteemi, ehk me oleme jälle seisus, kus kohas meil on mingi oluline osa ühiskonnast on võtnud tehnoloogia kasutusele ja sellel puudub tegelikult Tervisekassale mõju. Midagi muud läinud oluliselt produktiivsemaks, efektiivsemaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks. Patsiendi rahulolu on kasvanud, arstide võimekus teenindada patsiente on kasvanud, aga see on väljaspool süsteemi. Ma usun, et tervishoid ei ole kindlasti ainus valdkond, kus on näha, et on mingisugused asutused või inimgrupid, kes on väga aktiivselt uue tehnoloogiaga kaasa läinud ja siis on võib-olla mõned, kes ei ole selleks muudatuseks veel valmis. Et kas teil on muidu selle algatusega ka eraldi tähelepanu nendel pandud, kes ei ole selle muudatuse jaoks veel valmis, et neid ka kaasa aidata ja vältida, et meil on järsku suur lõhe nende vahel, kes on tulnud ja väga kiiresti edasi liikunud ja need, kes lihtsalt jäävad aina rohkem maha? Eks selle kõige AI-targem rahvas kõlab populistlikult, aga selle väga sisuline mõte on siiski see jõuda võimalikult laia ringi inimesteni ja rääkida neile siis nii võimalustest, ohtudest ja väga seda praktilisel moel, et ma olen nõus, et see on üks suur tehisaru riskidest, üleüldse tehnoloogia kasutamine, digilõhe on see, et see kipub koonduma võimekamate, rikkamate kätte, et see on teema, millega me tegeleme ja see on, ta vajab nii töötubade näites, ettevõtlusosakute näites, meie kommunikatsiooni näites eri tähelepanu ja see on natuke abstraktne see sinu küsimus, aga seal on eri tahud, et ühed on siis põhimõtteliselt ametialaste oskude, ametite lõikes, mis on need muudatused, teine on siis üleüldine ohtude pool, 3. on juurdepääs tehnoloogiale, et kellel ei ole raha, et osta seadmeid, et seal on nagu eri asjad, millele tuleb mõelda ja sellega tegelikult riik tegeleb. Ja meie ka, et selles mõttes, et me ei, mulle üldse ei meeldi selline tehisaru haip laiemalt, et ma olen väga range oma kodus oma lastega, et säiliks selline inimlik pool, meil on piirangud, kui palju võib kasutada, milleks võib kasutada, et siin on selles mõttes, me ei tohi kaasa minna, see ei ole nagu hurraa projekt, et seda saab igal pool kasutada ja see on igal pool vaja, ei ole, eriti mis puudutab alaealisi või alla 18-aastaseid, et väga ettevaatlik peab olema ja teine pool on siis kõik see, mis seda vibe code'imist puudutab, seal ma näen ka nagu väikest ohtu, et see kõik on tegelikult ju energia tarbimine, kui me tohutult vibe code'ime, et me oleks rohkem mõtestatud vibe code'imist, et me mõtleme ennem läbi oma nagu äriprotsessid, milleks seda on päriselt vaja, et ei oleks liiga palju sellist, et teeme kihvte pilte, vibe code'ime, aga nagu korra mõtleme, et see kõik on energia, mida me kasutame. Et sellele ka tähelepanu pöörata, et mina isiklikult näiteks mind juba ärritab sotsiaalmeedias kõik need fun'id AI-ga tehtud pildid, see maksab. Et ma olen ka teinud, ma ei ole nagu moraali politseinik siin, ma olen ka teinud, aga ma ikkagi märkan ja teen vähem. Et võt siuksed teemad ja siis mis puudutab, ütleme, inimesi, kellel ei ole arvuteid, siis see
kõige targem AI-rahvas ei ole loomulikult ainus koolitustele, oskustele suudatud programm, just Digil on ka Digiriigi Akadeemia ja siis nad teevad raamatukogudega koostööd, mis puudutab baasdigitaset, et meie fookus on rohkem juba digivahendeid kasutaval elanikul ja siis nendel tippudel ja baasoskusel toimub väga palju raamatukogudes, kus on arvutid olemas. Seal meil on sild omavahel, kuidas me koostööd teeme raamatukogudega, nii et sellele küsimusele ei ole nagu populistlikku demagoogilist vastust, seal tuleb vaadata neid eri tahkusid, tehnoloogia kättesaadavus, ohud, riskid, erinevad ametikohad muutuvad, see viis, kuidas me tööd teeme, muutuvad. Ja siis need tipud, et me tippe liiga palju aidata ei saa, sest nad ei vaja meid, olgem ausad, nad tulevad meile appi, AI, need native ja natiivid. Meil on tihe koostöö selles osas, kuidas nad saavad pigem programmi disainida, aidata ja siis läbi selle tekib tippe juurde. Ja tippudega on üks selline nagu majanduslik spillover efekt, et seda on väga palju statistiliselt uurinud nii Saksamaa kui siis ka Silicon Valley näitel, et üks tipp-programmeerija või üks tipp AI asjatundja loob teenindussektoris 5-10 ametikohta. Inimesed, kellel ei ole oma elus AI-d vaja, kellel on kuldsed käed, kes teevad süüa hästi, kes pakuvad mis iganes, võin korraks märkama, et juuksurid, saalist tuli vihje, et ja võt see on nagu see pool, kus me saame seda lõhe nagu hoida väiksemana, et toetame läbi tegevuste seda, et ka need inimesed, kel pole üldse AI-d vaja, neil säiliks oma töökoht. Vaata, tegelikult see AI mahajäämus või tehnoloogiline mahajäämus AI vallas on selline huvitav nähtus. Ta on täiesti teistmoodi, et Linnar mäletab, kui te oma tiigrituuri alustasite, on ju 90-ndate seal teisel poolel, et siis meil oligi üle Eesti käis tuur, kus pandi arvutit, pandi avalikult mingi, ma ei tea, kus teil Raekoja platsil või kuskil teil oli, on ju, näete inimesed, see on arvuti, see on kuvar, siin on iir, siin on floppy, on ju, siis olid need Wordi koolitused, näed, salvestuse ikoon ja et see oli, ja rääkimata sellest, kui sa õpetad inimesi programmeerima, eks ole, see on nagu väga tehniline, et AI koolitus ei ole tegelikult selline asi. Ja nagu AI tehnoloogiline mahajäämus ei ole üldse selline asi, sest AI iseenesest on mõõtmatult rohkem ligipääsetav tehnoloogia, ma arvan, kui ükski teine tehnoloogia, mis enne tulnud on, et siin saalis ei ole mitte ühtegi inimest, kes ei oska AI-d kasutada ka väga heal tasemel, siin on lihtsalt võib-olla inimesi, kes ei ole seda veel teinud. Ja nagu AI kasutamise või selle lõhe ületamise, kuidas seda tehakse, kõige parem soovitus on see, et ole hea, mine AI juurde küsida käest, kuidas seda tehakse. Eks, et see on nagu tehnoloogia, mis aitab sul teda ennast kasutada, ehk et ka see mahajäämus ei saa olla niivõrd tehnoloogiline, kuivõrd see on mingi inimeste kuskil sellises valmisolekus, suhtumises, julguses, kogemustes on ju, ja see AI koolitus ei ole ka selline asi, et võtame nüüd kõik kiire kätte ja hakkame kuhugi käega vedama midagi, vaid see on rohkem nagu selline mõtte ja nagu enese ületamise koolitus natukene. Kuigi mul on natuke provotseeriv vastus, milleks meil siis tiihüpet vaja on? Kui see on selline, et lihtsalt alusta ja küsi AI, mis temaga toimub. Et küsida, Linnal teab paremini, aga minu arvus on see, et küsida, et aga mida üldse tähendab õppimine ja õpetamine sellisel ajastul, kui meil on selline masin olemas. Mis on need küsimused, mis on need vastused on ju, ja mis on need tasemed, kus me peame nagu edasi opereerima, et mis on algkool, mis on põhikool, mis on keskkool, mis on ülikool on ju. Ja mida mitte teha. Ja mida mitte teha. Et meie inimlikkus ja empaatia ei kannataks kogu selle nutisõltuvuse laines. Ma arvan, et nii tiihüpe eelkõige, aga ka Eesti AI võib nimetada ka emergency response programmideks. Ehk see on selline mitte hädapiduri programm, aga hädakiirendusprogramm. Tiihüpe tegelikult on reaktsioon olukorrale, kus õpilased kasutavad, koolid ei kasuta ja õpilaste õpiväljundid, mõõdetud õpiväljundid lähevad allapoole. Ehk siis, mis me saame teha? Me saame keelata, ignoreerida või püüda panustada sellesse protsessi, et õpetajad muudaksid oma õpetamispraktikat ja õpilastel oleks tööriist, mille abil nad omandaksid paremini teadmisi. Ja see oli praegusel hetkel see lähenemine Eesti valis ja samamoodi tegelikult on meil Eesti AI jaoks on oluline mõelda selle peale, et mis on need valdkonnad, kus kiirendus oleks vajalik ja mis annaks kõige kiiremat mõju.
ajas ja rahas. Ja võib-olla seesama analoogia 30 aastat tagasi, eestlane on üüberpragmaatiline, et kui meil olid need samad mingid tiigrituuri koolitused, siis tegelikult nad lugesid kokku, et nii mitusada krooni kuus maksab mulle internetiühendus koos kõikvõimalike kellede ja viledega, aga siis ma saan seda asja teha ja teist asja teha ja kolmandat asja ja ma suudan juba säästa ühe kuuga 80 krooni. Ja siis lisaks sellele on see mugavam ka, et ma saan istuda trussikute peal õhtul arvuti ees, keel suust väljas, seal tiksida mingisugust avaldust täita omavalitsusele. Või midagi muud sellist teha, et ma saan palju asju teha. Ja nad tegid selle perekondliku või personaalse sellise tulu-kulu arvestuse ja otsustasid, tahan tasuta elektronposti aadressi, tahan endale sellist internetipaketti, tahan hakata pangaga interneti kaudu suhtlema, loen neid lehti sealt netist ja saan selliseid asju teha. Ja praegu hetkel on tehisintellekti kasutusel samamoodi, et me näeme just uskumatult ja fenomenaalseid asju, eestlased, kes kevad on käimas, me oleme kõik sellised potipõllumajandussõltlähed, nagu mingi rahvuslik au ja uhkus on oma taimi kasvatada. Meil on AI rakenduste tulv käimas praegu sel hetkel, kus inimesed ütlevad, nii, nüüd ma panen kartuli maha, 3 vagu, seda sorti, millal tuleb panna, millise vahega tuleb need istutada. Selles mõttes, meil on tekkinud mingi müriaad, mingi 20 000 oma algatusliku AI toetatud potipõllumajandusinimest. Meil on need kodutaimed, mingid klubid, mis käid oma kodutaimed läbi, teed igast ühest pildi ja siis ta ütleb sulle, hakkab saatma teated, millega, millal, kui tihti kasta ja kui tihti väetada. Teadmata, ja sa ei tea isegi, mis sorti taim see sul on seal nurgas, potis ta on ja varsti teed ta uuesti pildi ja ütleb, nüüd oleks aeg istutada ta ümber natuke suuremasse potti või muuta nagu ratsiooni sellele taimele. Jumalast ägedad asjad ja tegelikult, kuhu ma tahan jõuda, on see, et me jõuame tehnoloogia kasutamise normaliseerumiseni mitte läbi selle, et ma olen raamatupidaja või ma olen jurist ja ma hakkan töö juures seda kasutama, vaid ma jõuan tehnoloogia normaliseerumise selle kaudu. Ma olen üks inimene, kellel on mingid huvialad, kes on lapsevanem, kes käib korvpallitrennis, kes kogub marke ja muu hulgas ma leian läbi oma huvialade, oma igapäevaelu rakendusi, mis on mulle kasulikud, mis jõuavad minu jaoks normaliseerumisse ja selle kaudu ma võimendan tegelikult oma tööalast valmisolekut tehnoloogiat kasutada. Aga need suhtumised on huvitavad, et ma ikkagi näen nii oma töö juures kui ettevõtjatega kõneledes, eks ole, et meil endiselt on nagu seda, et keegi on teinud mingi asja, siis tuleb koosoleku ja öeldakse, et kuule, mis asja, et sa tegid selle AI-ga ju. Ja tegelikult võiks olla vastupidi, et sa tuleb koosolekule, siis küsitakse, miks sa seda AI-ga ei teinud, mis sul viga on. Ja see ei ole absoluutne, et igas olukorras ja alati, aga et see päris palju on nagu suhtumise ümberpööramist vaja, aga see kõik on nii uus asi, et see tuleb ajaga, see tuleb julgustega, see tuleb kogemustega, keegi teeb midagi ära, toimiski, täitiski oma ülesannet, on ju, saingi 10 korda kiiremini, kõik ütlesid veel, et ka, ma teen järgmine kord uuesti, on ju, pärast räägin teistele ka, et ma tegin ja me õpime praegu aru saama, et kus ta siis töötab või kus ta ei tööta, eks ole. Et ma vanasti esitlustel kasutasin, mul on kodus spetsiaalselt ostsin raamatu 1000 rooga mikrolaineahjus. Anti 90-ndatel välja, eks ole. Et see on see näide, vaata, et kui see mingi uus tehnoloogia tuleb, kõigil on näpud püsti, et nüüd me hakkamegi kasutama ainult seda igas olukorras kõige jaoks. Ja siis läheb natuke aega mööda, selgub, et ei, et ta teatud asju teeb üli hästi ja teatud asjadeks ei sobi üldse. Ja me jõuame selle AI-ga, me oleme natuke ikka veel selle mikrolaineahju nagu seisundis, kus meile tundub, et issand, et sinu asemel võiks ka olla mingi AI siin ja meie asemel ka. Et nii ei ole ja nii ei lähe, eks, aga midagi ta hakkab tegema väga hästi ja me vaikselt kogu aeg nagu õpime seda tundma. Nüüd enne, meil on veel võimalus anda publikust ka küsimiseks, aga minu viimane küsimus on see, et kui me nüüd siit natukene välja zoomime, et mis on muidu Eesti AI algatuse rahvusvahelised plaanid? Kas teil on juba järjekord riike ukse taga, kes hoiavad silma peal, et kuidas te siis oma seadusandlust korrastate, et sealt ka sisendit võtta? Ma kiiresti vastan, nagu keegi ütleb, ma mäletan, ma olin 2000 alguses töötasin Postimehes ajakirjanikunnas, kus ID-kaart ja kogu see värk käis. Nad olid hirmus vihatud projektid avalikkuse poolt. ID-kaart sai aastaid lihtsalt ainult sõimati kogu aeg. Ma läksin hommikul uudistusametuse koosolekule, hakkas peale jälle mingisugune sõim, et kuidas see ei tööta, too ei tööta, mõttetu, vastik, kallis, kellele seda vaja on. Digiretsept, kui ta tuli,
siis ta oli 2 või 3 aastat järjest kõige mingi valimised olid, nagu ametlikult valitud kõige halvemaks IT-projektiks. Mitu aastat järjest. Ja siis oli niimoodi, et ja siis ühel järgmisel aastal oli ta hopsti, see on ju meil kõige parem IT-projekt. Noh, et need kurvid käivad nagu uute tehnoloogiatega tihti Eestis niimoodi ja kui välismaal hakatakse kirjutama, et Eesti on nagu mingi tohutu staar ja välismaajakirjandus hakkab tulema käima, Eestis on ju ütlema, et 4-5 artiklit on ja hästi palju pöördumisi on. Jah, et me juba näeme seda AI-ga ka, et meie ise hakkame paraku uskuma endasse ja oma nendesse programmidesse siis, kui välismaal kirjutatakse, et need on head. Nii et meil peavad olema need plaanid. Ja. Aga mis see küsimus oli, ma korra veel küsin? Et rahvusvahelised plaanid võib-olla sisend EU tasemel midagi juba seadusandluses muutma hakata? No Riigikantselei eelis on see, et Euroopa Liidu koordinatsiooniüksus asub meil kõrvaltoas, me käime koos lõunal ja juba põrgatavad nad ka kõiki selliseid asju, mitte mida muuta, vaid mis on siin algatamisel Digital Sovereignty, kogu teemapakett, et see, mis meie nagu agiilse tiimi nagu selline tõsine töövõit võiks olla, et me oleme ka nagu ennetavalt koordinatsiooniprotsessides sees aga selleks on nüüd natukene aega vaja, ja bilateraalselt on praegu fookus on, et Eesti on NB8 ehk siis Põhjamaad, Baltimaad eesistuja, 9. juuni on suur üritus Eestis ja seal on ka siis Eesti AI ja droonindus pildis, et järjest liigume rahvusvahelisemaks ja huvi on meeletu, me lihtsalt oleme võtnud fookuse, et me lükkame siseriiklikult selle töö käima ja nüüd mais hakkame pidama läbirääkimisi, kellega, kuidas. Prantsusmaa on hästi huvitav partner, mis puudutab seda, et ma ikkagi väga loodan, et Euroopasse kas siis Prantsusmaa Mistrali algatusel või Euro siis selle LLM-i projekti kaudu tekib üks alternatiivne tugev keelemudel, kuidas sellega koostööd teha, kuidas koordineerida koostööd Eestis alternatiivsete pakkujatega, et jah, töö algab, on õige vastus. Mina olen alati olnud väga huvi- ja kompetentsipõhise alamregionaliseerumise toetaja. Mulle väga meeldis periood, kui oli meil UK Nordic Baltic algatus, ma olin väga tugev toetaja sellele, osalesin selles aktiivselt, mul oli hea meel, et see oli, kahju, et see katki läks. NB8 praegusel hetkel ehk Nordic Baltic 8 on minu jaoks järgmine võimendusvaldkond. Need on mitte ainult samameelsed, vaid samasuguse võimekuse tasemega ja samasuguseid eesmärke püüdlevad riigid ja sellest me saame ainult kasu, kui me selles regioonis oleme teineteisega tihedamas koordinatsioonis, partnerluses, jagame ülesandeid. Kõik on piisavalt väiksed selleks, et üksinda mitte hakkama saada, kõik on aruandele andnud, et üksinda ei ole võimalik hakkama saada. Majandussuhted on tihedad, kultuuriruum on suures plaanis ka rohkem jagatud kui paljudel teistel ja meil oli hästi hea vestlus minust Soomes hiljuti. Nad ütlesid, et mis meil on siis nagu kultuuris ka, ega see eestlased nagu lätlastega väga kultuuris läbi ei käi, oma idanaabriga ka väga läbi ei käi, soomlastel samamoodi, et oma idanaabriga nad väga kultuuriruumi ja väärtusi ei jaga, rootslastega on ka nagu on, et ainukesed nagu rahvad, kellega nemad tahaksid üldse jagada midagi, oma muresid ja oma rõõme ja arutada midagi, mida teha on eestlased. See juba jumalast hea alus selleks, et sealt sammukese võrra edasi liikuda. Nii, meil on 3 minutit jäänud, meil on publikust võimalik võtta mõned küsimused. Kas tõesti mitte kellelgi? Vot siit eest reast on ka. Me räägime pehmetest väärtustest, aga plaan on ju tegelikult tõsta SKP-d 10 aasta jooksul 50%. Kuidas see saab hakkama? Minu jaoks on see väike ja need samad, kui ma ütlesin, et meie 80% ekspordist teeb 5-liikmeline ettevõte, siis just sellist laadi ettevõttel on kõige mõjukam ja kõige lihtsam praegu hetkel oma äriprotsessi integreerida seda. Kui meil on 120 000 tegutsevat mikro- ja väikeettevõtet Eestis olemas praegu hetkel, kes on nii-öelda mediaanettevõte, kui nemad suudavad kasvatada oma produktiivsust kas või 15 või 20%, on selle mõjukus SKP-l oluliselt suurem kui see, kui üks megaettevõte,
kes võtab tööle endale 5000 inimest, teeks mingisuguse AI läbimurde. Ehk väikesed võidud iga päev ja pikaajaline tehnoloogia omaks võtmine ja sellest tehnoloogia adapteerimise sammhaaval kasvamine. Minu jaoks see on tegelikult see kõige suurem mõju ja need on, ütleme, kahjuks võib küünelt öelda, see on nagu Salfreti matemaatika praegusel hetkel, aga see kompuudib välja, see Excelis tuleb see välja, päris elus tegelikult tuleb just selle pehme poolega tegeleda, selleks, et nendele kõvade numbriteni välja jõuda. Aga nõukoja tasandil me oleme nii mitu korda, meil on, Markus on ka väga hea selline ümbriku tagakülje või Salfreti peal arvutaja. Et see number sellise perioodi jooksul, sellise investeeringuga annab sellise mõju, et ja need on ratsionaalsed argumendid, need ei ole mingi, ja veel kord me ei tegele sellega, et me mõtleme, et tuleks mingi ulmetehnoloogia ja AI areneb sellise kiirusega, et 3 kuu pärast, küll me siis hakkame seda kasutama. Ei, me võtame seda, mis praegu on olemas ja milline on selle praeguse tehnoloogia mõju, kui me seda natukene mõtestatumalt ja sisukamalt kasutusele võtame. Aga see risk on teine. See risk on see, et Eesti, me mõtleme, et Eesti on siin nagu maailma nurgas ainukesena ära tabanud selle. AI on olemas, sellega saab midagi produktiivset teha. Me siin teistele eriti ei räägi, ise võtame kasutusele seda, teeme Eesti AI programmi, õpetame inimesed seda kasutama, motiveerime ettevõtteid. Ma ei tea, Eestis mitte keegi teine ei tee seda. Mingi Läti ettevõte, kes 3 kuud tagasi võib-olla hakkas mingisugust ägedat asja tegema, võib korraga võtta Eesti turult mingisuguse osa üle. Seega, kui meil on olnud nagu jutt sellest, et meie orgaaniline majanduskasv on 2%, ja AI abil oleks 4%, me peame selle orgaanilise kasvu hoidmiseks pingutama kõvasti ka AI-d kasutusele võtta, sest ega siis teised ka ei maga. Kõik näevad seda võimalust praegusel hetkel. Ainult mõned riigid on pigem ettevaatlikumad, mõnedes riikides on just sama majanduskultuur ja ettevõtluskultuur pigem konservatiivsemat laadi. Mõnedes riikides on ta ikkagi endiselt sporaadiline, vähem koordineeritud ja mõnedes riikides on seda ka koordinatsiooni liiga laiali määritud, et tal puudub fookus. Selles mõttes igal riigil on oma teekond käia ja me eeldame praegu hetkel seda, et me suudame olla selles kiiremad, võimekamad, meil on olemas selline kogemus, meil on ökosüsteem, mis toetab seda kõike, aga kindlasti on olemas kuskil Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal ettevõte, kes ütleb, et me siin teeme 10x kasvu, 20x kasvu ja meie plaanis on muuhulgas võtta ka kogu Põhja-Euroopa turg 20% sellest turust endale, sest et nad suudaksid seda, kui nad tegelikult seda edukalt kasutusele võtavad. Kus praegu ma tahtsin lisada, et majanduses Eestis on praegu nagu huvitav olukord, mis mõnes mõttes, et siit võib ainult halvemaks minna, variant on ka olemas. Sest et ma näen oma tuttavatega rääkides, et meil on olukord, kus meil on hinnad on vanad, mida me küsime teatud teenuste eest. Aga tegelikult seal taustal me juba kasutame ise uusi tehnoloogiaid. Ehk et ma küsin näiteks 2000 mingi asja eest, mis ma tean, et mul oleks võtnud aja X. Nüüd ma teen seda 5 minutiga, hõõrun käsi, et ma tegin 5 minutit, aga saatsin suure arve välja. Seda on üsna palju Eestis. Ja see kaob nüüd varsti ära. Sellepärast, et turg paneb selle asja paika, et kui ikkagi nüüd asi, mis enne võttis 5 päeva, on nüüd võimalik teha 10 minutiga, siis need hinnad ei jää selliseks, nagu nad võtaksid 5 päeva. Hinnad tulevad alla, konkurents tiheneb, uutele turgudele, uutel tegijatele on lihtsam siseneda, et me oleme täna natukene sellises heas ülemineku perioodis ja me peame nüüd rabelema, et seal järgmisesse faasi ka jõuda, eks ole, sest muidu on see, et meie teeme siin käsitsi 5 päeva, küsime 2000 ja need Linnari nimetatud ettevõtted küsivad 5.50 ja teevad 3 minutiga. Sa tahtsid ka lisada, Kirke? Ei, ma tahtsin lihtsalt lisada, et üks teema, mis kindlasti tuleb hästi pilti ja rohkem pilti on tervisevaldkond, et seal minu hinnangul jookseb see nii majanduskasv kui meie inimese tervis AI toel nagu väga-väga ilusasti kokku, sest et üks näide on see sama väga-väga keerulisem, ma ei tea, mis nimega ta siia kirja sai, see
transformation projekt, kus on siis tegelikult kasutatakse UK Biobanki näitel treenitud mudelid selleks, et seal on isegi 15-20 aastat ettevaatavalt ennetada tervisemuresid, kust tuleb majandusvõit, et me oleme terved, me suudame üldse tööl käia ja samamoodi siis ka see näide, mis on see projekt 15, et kuidas terviseandmeid kokku tuua teatud standardite alusel nii, et me saaks seda paremini kasutada, seal tuleb ettevõtluse pool. Nii et tervis on üks koht, kus tegelikult Eesti on tohutu eelisega, aga minu arust me ei kasuta ära praegu. Et me oleme natukene kartlikus positsioonis, võib-olla ka ühiskondlik debatt on olnud liiga väike sellel teemal, kuidas terviseandmeid ala opt-in, opt-out loogikaga võiks kasutada, kuidas kokku tuua geeniandmed, terviseandmed ja need meie nii-öelda nutikella andmed ja sealt ennetavalt, et hoida kokku ühest küljest tervishoiukulusid, aga teisest küljest kõige olulisem olla terved, et käia, elada ja käia ka tööl. Et see on nagu see koht, kus on võita tegelikult tohutult rahas. Oleme julged ja oleme need, kes asju eest veavad. Aitäh, Kirke Maar, Linnar Viik ja Henrik Roonemaa. Aitäh kuulajatele ka!